Tänavu mais saab Rõuge kodutütarde rühm 10-aastaseks. Praegu on rühmas paarkümmend aktiivset liiget, aga aastate jooksul on teist sama palju täiskasvanuks saanud. Uurisime Rõuge kodutütarde eesvedajalt Merle Piiskopilt, mis on selle aja sisse mahtunud. 10 aasta jooksul on päris palju ära tehtud. On hästi paljudes laagrites käinud, oleme hästi paljudes võistlustel osalenud. Näiteks eelmine aasta saavutas Rõuge rühm kodutütarde oskusvõistlusel esimese koha. Maakonna parimad siis ühesõnaga. Siis mina kui kodutütarde juht olen ära käinud Ameerikas. Tänu sellele, et ma olen kodutütar olnud. Siis oleme hästi palju igasugustel matkadel käinud, orienteerumas käinud. Aga laagrid on selline põhiasi, mida me teeme. Et iga 2-3 kuu tagant siis on laager ja suvel on siis maakondlik ja on eraldi piirkondlik. Ja sel suvel tuleb tüdrukute laager ja poiste laager. Kus näeb Rõuge avalikkus noorkotkaid tegutsemas? No, ega tegelikult me ei käigi Rõuge peal nii tihti koos, sest meil on Rõuges hästi vahva noorteklubi, kellel on juba hästi palju tegevusi. Et meie tegevused siis ongi nagu rohkem, me võtame osa sellistest piirkondlikust asjadest ja siis valmistume rohkem. Et Võru maakonnas on niimoodi välja kujunenud, erinevad koolid on head erinevates asjades, näiteks Haani on tuntud oma suusatamise poolest ja Krabi noorkotkad kodutütred, neil on hästi tore juht ja nad on hästi aktiivsed ja käivad igal üritusel kohal. Et meie oleme siis tuntud nii-öelda oma loomingulise poolest, et me oleme hästi palju seinalehti teinud ja nendega siis esikohti saanud ja playbackidel osalenud ja esikohad nagu tavaliselt on ikkagi Rõugele kuulunud sellistel loomingulistel aladel. Kaitseliidu kodutütarde ja noorkotkaste Võrumaa piirkonna juht Eve Täht hindab Rõuge kodutütarde tegevust kõrgelt. Kodutütred on Rõuges väga aktiivsed, peaks ütlema, sest tänu laste enda entusiasmile on üldse see Rõuge kodutütarde rühm nagu üleval püsida. Et meil pole kunagi siin olnud täiskasvanud inimest, vaid on ise lapsed, kes seda juhivad. Mida annab noorele kuulumine noorkotkaste ja kodutütarde liikumisse? Kuulumine kodutütardesse annab tüdrukutele erinevaid oskusi, sest me teeme oma tegevustes väga erinevaid asju. Kindlasti nad saavad endale hästi palju häid sõpru siin ka teiste maakonna koolidest. Ja muidu on lõbus olla aga noorkotkastel ma arvan, et annab organisatsiooni kuulumine niisuguseid oskusi, kuidas metsas ellu jääda ja ka ettevalmistus samas, et minna Eesti armeesse teenima, Eesti sõjaväkke. See on juba nagu kindlam minna, see tead, mis sind ees ootab. Talve lõpus toimus Rõuge koolis piirkondlik laager, kus osales 100 kodutütart ja noorkotkast. Kui Rõuges on hakkajamad kodutütred, siis Krabil on aktiivsemad noorkotkad. Mis Krabi noorkotkad teevad? Käivad laagrites, õpivad asju, võistlevad palju. Ja millised on kohad teie võistlustel? Alati esimesed. Tooge mõned näited, mis võistlused te olete võitnud viimasel ajal? Oskuste võistlus, päevadus. Orienteerumine vist. Ma mõtleme. Laskmisvõistlus. Laskaks. Siis suusatamine. Okei, mis vägevaid oskusi olete veel nagu omandanud noorkotkaste liikumises osaledes? Orienteerumist. Laskmist, vibust laskmist. Siis palju oskusi. Selliseid. Sõlmi. Oliva. Ja siis metsas elu nagu rändamist ja matkamist. Miks te soovitate teistel noortel just noorkotkastesse astuda? Sõpru saab ja siin on palju tegevust, kogu aeg saab asju omandada ja õppida ja laagrites saab käia ja võistlustel osa võtta. Rõuge kodutütred on sõpruskond, mis pidevalt areneb. Keda nad enda sekka ootavad? Kõiki, kes on huvitatud. Et meil ei ole mingit piirangut, et 8–18 on manus ja kõik, kes on huvitatud ja kes on asjalikud ja tahavad kaasa lüüa meie üritustes.